Tere hommikust! Mina olen Mai Liivrand ja tulen Nelipühi kiriku Valguse kogudusest paar tänavat sinnapoole, kus seal on ka hetkel teenistus käimas ja tervitan teid nelipühilaste poolt, osad on ka siin, üks nendest vähemalt. Ja tore on olla siin, ma tunnen ennast alati kodus siin, igas mõttes. Füüsilises ja vaimulikus mõttes. Ja te olete nii armsad inimesed, sõbralikud, helded, armastavad. Aga enne kui ma Jumala sõna jagan, siis palvetame. Isa taevas, palun, et sinu tahe võiks sündida. Isa, ma palun, et täna räägiks mitte mina, vaid sina läbi minu. Sest mina pole mitte keegi, ega sina, issand, oled suur ja vägev Jumal. Isa, kõneta neid armsaid täna oma sõnaga. Kui vaja, siis manitse, julgusta ja õpeta neid armsaid, kes kuulevad seda sõna. Ja ma palun, et see sõna võiks kanda palju vilja. Jeesuse nimel. Amen. Ma mäletan, kui ma aastaid tagasi ühes jüngerluse grupis Tallinnas sain esmakordselt kuulda seda, et meie kristlastena peaksime kuulutama evangeeliumit. See oli väga põnev ja uus minu jaoks. Ja minu koguduses ei olnud varem seda õpetatud, et meie kristlastena peaksime kuulutama evangeeliumit. Ja seal toodi näiteks üks ratas, millel on 4 kodarat. Ja selle ratta nimi on tegelikult Trotmani ratas. Kui seda guugeldada, siis sa leiad internetis üles selle. Ja need 4 kodarat sümboliseerivad kristlase erinevaid tegevusi siis elus. Seal on palve, seal on piibel, osadus teiste kristlastega ja 4. kodaraks on evangeeliumi kuulutamine. Ma avastasin, et ma ei olnud seda 4. osa mitte kunagi teinud. Ja ma arvasin, et ma olen kristlasena õnnelik, et ma teen seda, mis vaja, ma loen piiblit, ma palvetan inimeste pärast. Ja elu oli, nagu ta oli. Aga selles jüngerluse grupis meid julgustati minema välja ja ütlema inimestele, rääkima neile oma tunnistust, ütlema, et Jumal armastab neid ja tegema midagi, mis küllab seda seemet, et need inimesed võiks Jumala juurde tulla. Ja tol õhtul ma olin nii veendunud, et see on ka see, mis mina pean tegema. Ma läksin mööda tänavat koju. Ma peatasin ühe vanema naisterahva ja ma rääkisin talle hästi lühidalt, mida Jumal minu elus on teinud. Ja ütlesin talle, et Jumal armastab teda ja ütlesin nägemist. Ja see rõõm, mida ma tundsin pärast seda tegu, oli kirjeldamatu. Ma oleks võinud hüpata, ma ei tea, kui kõrgele. Ma tundsin, et lõpuks on minu kristlase elu saanud tähenduse. Ma tundsin, et lõpuks ma elan kristlasena, sest ma sain välja anda seda, mis minu sees oli. Ma tundsin, et see kodar oli terveks saanud ja see ratas ei logisenud enam. Ma mõistsin, kui oluline on kuulutada evangeeliumi ja lasta paista sellel valgusel, mis meie sees on. Kui sina hommikul silmad avad, siis mis on sinu eesmärk? Kui me ei olnud veel kristlased, siis meie eesmärk oli võib-olla teenida raha, kasvatada lapsi, saada võib-olla kuulsaks, omada seda turvatunnet, et sul on olemas kõik vajalik, füüsiline, omada peret.
Aga kui me saame kristlasteks, siis meie missioon muutub. Isegi kui me ei märka seda, meie sisimas, meie fookus muutub. Ja see muutub selleks, et me ei pea enam suud kinni hoidma. Me peame sellel valgusel laskma paista. Markuse 16:15 ütles Jeesus oma jüngritele ehk kristlastele: minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. See on meie uus eesmärk, kui me igal hommikul silmad avame. Kuulutada evangeeliumi kogu loodule. Ja seda on võimalik teha nii mitmel erineval moel. Ma mäletan, üks kristlane rääkis mulle, et kui tema sai kristlaseks, siis tal oli elus 2 eesmärki. Esiteks, säilitada oma usk, kuni ta seda võidujooksu jookseb siin maa peal. Ja teiseks, võtta võimalikult palju hingi kaasa taevasse. See peaks olema ka meie eesmärk. Mitte ainult oma usku säilitada. Mitte ainult olla kindlad selles, et me oleme tugevad kristlased, vaid ka võtta võimalikult palju hingi meiega kaasa taevasse. Sest apostlite tegudes on kirjas, kus Jeesus ütleb 1:8, te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad. See ei ole soovitus, vaid see tegelikult on käsk. Minge, peate, olge. Ja meie uus eesmärk peaks olema, et me oleme Jumala tunnistajad. Ja võib-olla ei olegi kõige tähtsam see, milliseid sõnu me kasutame, kas me ütleme kellelegi, et Jumal armastab sind või räägime oma lugu või oleme muud moodi valguseks, aga kõige tähtsam on jõuda inimese südameni, sest tegelikult kõik hakkab peale südamest. Ja kui me hoiame suu kinni ja me ei räägi inimestele Jumalast, ka väljaspool kogudust, siis me tegelikult võtame inimestelt ära võimaluse elada igavesti taevas ja kogeda lõputut rahu, rõõmu ja armastust. Miks me peaksime hoidma teised inimesed sellest eemal? Taevas on üks imeline paik. Inimesed, kes on käinud taevas, kellele Jumal on andnud selle võimaluse, selle kogemuse, nad tulnud tagasi ja nad on rääkinud, nad ei ole tahtnud tagasi tulla. Sest see armastus ja see rahu, mis nad seal kogevad, see on kordades kõrgem, kui sa kunagi oled maa peal suutnud kogeda. Seal ei ole valu, seal ei ole haigusi. Üks noor tütarlaps Tallinnast rääkis, kuidas ta ühel ööl sai sellise kogemuse, et Jumal viis ta taevasse. Ja siis ta rääkis, et tal oli kunagi olnud söömisprobleem, söömishäire, kus ta arvas, et ta on paks. Ja kui ta oli taevas, siis ta vaatas oma ihu ja ta nägi, et seal ei olnud mingit probleemi. Tema ihus ei olnud ühtegi vigadust, ühtegi haigust. Ja mõnikord siin maa peal me usume ka valesid, mida saatan on meie pähe pannud. Ja isegi kui meil on need füüsilised haigused, siis taevas ei ole mitte ühtegi neist. Ja see tüdruk ütles ka, et inimesed seal taevas teevad tööd. Kui sa oled terve igaviku taevas, sa võid mõelda, et äkki sul hakkab igav seal. Aga seal ei hakka igav. Nad teevad tööd, mis neile meeldib. Ja me ei taha hoida kedagi eemal sellest imelisest paigast. Me ei taha, et keegi läheb sinna, kus ei ole elu, kus ei ole rahu, kus ei ole rõõmu, kus ei ole armastust. Matteuse 5, 14-15 ütleb Jeesus, teie olete maailma valgus.
meie. Ei panda ju lampi vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Kui ma mõnikord kiirustan mööda tänavat või lähen poodi leiba ostma, siis ma tihti lähen selle eesmärgiga leiva järgi kassasse tagasi koju. Ma käin nagu silmaklappidega, kuigi tegelikult on minu ümber inimesed, kes on teel põrgusse. Ja minu eesmärk on ainult see leib või see piim kätte saada. Kui ma tõstaks oma silmad üles, näeksin inimesi, kuulaksin, mida püha vaim mulle ütleb, kellele ma võiks öelda, et Jumal armastab sind. Tema elu võiks saada muudetud sellest, tema igavik võiks saada sellest muudetud. Oled sa nõus sellega? Hingevaenlane tahab, et me hoiaksime suu kinni, et me kardaks rääkida, mida ta minust küll arvab, kui ma ütlen talle, et Jumal armastab sind. Tema paneb meile pähe hirmu mõtted. Aga Piibel ütleb, et täiuslik armastus ajab kartuse välja. Las ma räägin teile ühe loo. Umbes paar aastat tagasi ma käisin ühes pulmas Tallinnas ja ma sõitsin tagasi Türi kaudu ja ma tegin Türi Krossi poe juures ühe peatuse. Aga enne seda, kui ma Türile jõudsin, siis ma olin autos, kuulasin ülistusmuusikat, palvetasin, ma olin nii-öelda vaimu täis, me tegelikult oleme küll kogu aeg vaimu täis, kui me oleme kristlased, aga ma olin eriliselt kohe üles õhutatud, ma olin täis rõõmu, täis armastust. Ja ma läksin sinna Krossi poodi, sain oma asjad kätte, panen need autosse ja siis ma kuulen, et poe ees on mõned purjus mehed. Ja mul tuli selline armastus ja kaastunne nende meeste vastu. Ma läksin nende juurde, ma rääkisin neile Jumalast, ma kuulutasin neile evangeeliumi. Ma rääkisin oma abikaasa tunnistust, kuidas tema oli sõltlane. Ja ma ei kartnud, sest minu sees oli armastus. Ma olin autos saanud üles ehitatud ja õhutatud. Ma ei kartnud, mida nad must arvavad. Isegi kui nad oleks kained olnud. Osad neist olid kained. Seal ei olnud kartust. Kui meie oleme armastust täis, siis seal ei ole kartust. Ja meil ongi tegelikult vaja inimese eesmalt armastada. Mida rohkem me veedame Jumalaga aega, seda rohkem me saame muutuda Jumala sarnaseks, kes on armastus. Oled sa nõus? Mõnikord sa võib-olla tunned, et sa üldse ei taha kellelegi öelda. Püha vaim paneb südamele, et mine ütle sellele midagi minu kohta. Ja ei, ma ei kuulnud sind, püha vaim, mind ei ole siin. Ma olen ise ka nii tundnud mitu korda, eriti kui mu enda suhe Jumalaga ei ole just kõige tulisem nendel hetkedel. Aga kui me veedame Jumalaga koos aega, me oleme täis armastust, siis meil on nii lihtne minna rääkides seda teistele. Piibel ütleb ka, et meie seest voolavad elava vee jõed. Ja kui vesi jääb seisma, siis mis selle veega juhtub? See ei lõhna enam varsti hästi. Ja samamoodi meie seest peavad need veed välja saama. Elava vee jõed. Muidu me saame vaimulikult ülekaaluliseks, aga meil on vaja teha ja liigutada. Sest see, mis on meie sees, on mõeldud, et see saab ka meist välja. Kui sina tahad minna taevasse, siis sa peaks tahtma ka, et su ligimene pääseb taevasse. Sest Piibel ütleb, armasta oma ligimest nagu iseennast. Järelikult, kui sina tahad igavesti elu issanda juures, kas me tahame seda ka oma ligimesele? Apostel Paulus oli valmis loobuma oma päästest, et tema ligimene saaks taevasse. Ta oli valmis minema põrgusse. Me ei saa seda teha, igaüks peab ise otsustama. Aga Paulus oli valmis seda tegema. Ta nii väga igatses, et teised saaks ka osa sellest
kingitusest. Üks Inglise pastor Liam Parker on öelnud, et kristlaseks olemine on sama tõsine töö nagu tuletõrjujaks olemine. Me oleme tuletõrjujad, kes seisavad põleva hoone ees ja meie tööks on joosta sinna sisse ja päästa nii palju lõksu jäänud inimesi kui võimalik. Sest tegelikult inimesed on lõksus, nad on saatana meelevalla all, kas nad sellest ise aru saavad või mitte. Sest kui nad ei teeni kuningate kuningat, issandat, siis nad teenivad ühte teist isandat. Ja kui me tahame evangeeliumi kuulutada, siis keskendume sellele, kuidas me saame inimesi armastada. Mitte sellele, mis sõnu ma kasutan. Või kui palju ma teoloogilist arutelu sellesse vestlusesse saan panna. Seda inimesed ei vaja, inimesed vajavad armastust. Nad vajavad, et me märkame neid, et me teenime neid. Võib-olla keegi su lähedane vajab hoopiski, et sa õnnistad teda rahaga. Mu abikaasa ühel päeval käis Maxi Marketis ja sai väga südamesse anda ühele kassapidajale seal raha. Ja ta ei teinud seda, ta tuli koju, aga ta süda jäi kripeldama. Ta läks tagasi ja andis selle raha. Ütles, et Jumal õnnistagu sind, mul oli südamesse teile anda. Kui sa näed, et keegi on haige, siis paku talle palvet. Piibel ütleb, et uskujaid järgivad need tunnustähed. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Meid kristlasi peaks järgima imed ja tunnustähed, aga me ei näe neid imesid, kui me päriselt ei palveta inimeste eest. Ja kui sa paned käed peale ja palvetad selle inimese eest, siis ära muretse selle eest, kas see inimene saab kohe terveks või hiljem terveks või sa ei tea üldse, mis temast saab. Sest et meie ei tervenda, Jumal tervendab. Meie ülesanne on olla sõnakuulelik Jumala pühale vaimule ja näidata Jumala armastust. Ja kui sa oled kristlane, siis püha vaim sinu sees juhib sind. Üks jutlustaja ütles kord Harry Haamerile, üks koguduse liige, Harry Haameri koguduse liige ütles oma pastorile kord, et keegi tuli temaga usu teemadel vaidlema. Ja siis see inimene ütles, et teil on õigus, ma ei ole nii tark, aga kui te minu pastori Harry Haameriga räägiksite, siis ta kindlasti oskab teid paika panna ja teab, mida öelda. Ja siis Harry Haamer mõtles, et see oli küll suur usaldus pastori osas, aga samas see oli väga suur umbusaldus püha vaimu osas, mis on pandud iga kristlase sisse. Ja tegelikult, kui me ei usu, et püha vaim meie kaudu saaks rääkida, siis ta ka ei saa rääkida. Aga ta räägib, kui me usume. Sest me oleme püha vaimu poolt juhitud. Apostlite 1:8, mida ma juba mainisin, ütles Jeesus, et te saate väe pühalt vaimult. Ja te peate olema minu tunnistajad. Ma mäletan ühte korda, kui ma oma abikaasaga, siis me ei olnud veel abielus, läksime Tallinna tänavatele evangeeliumi kuulutama. Ja me sattusime ühe noorte kamba otsa, noormehed, kus oli 7 noormeest. Ja me hakkasime neid küsima küsimusi, et kas te teate, kes on Jeesus, kas te usute Jumalasse. Ja nad jäid meid kuulama, kuigi nad olid teel kuskile peole. Ja nad võtsid aega, et meid kuulata. Ja püha vaim juhtis meid küsima just selliseid küsimusi armastuses. Püha vaim, ma arvan, kunagi juhi meid süüdistama ja
Kas sa tead, et sa lähed põrgusse, kui sa ei usu Jumalat? Ei, see ei ole Jumala plaan. Jumal teeb kõike armastuses. Ja inimene, kes saab süüdistuse osaliseks, ta ei tahagi sind kuulata, see paneb ta südame kinni. Aga meie eesmärk on armastada inimesi. Meie eesmärk on võtta nii palju hingi taevasse kaasa kui võimalik. Ja kui me saame mõne küsimusega inimese panna mõtlema igaviku peale või mõne lausega rääkida talle tõde, mis on piiblis, siis sellest piisabki mõnikord. Ja me rääkisime päris pikalt seal, üle 5 minuti seal Vabaduse platsi peal nende noormeestega, enne kui nad edasi läksid. Ja ma usun, et Jumal sai külvata seemneid nende ellu, mis ühel päeval kannavad vilja. Meie ülesanne ei ole teha kõikide inimestega tänaval päästepalve. Piibel ütleb ka, et osad istutavad, osad kastavad, Jumal laseb kasvada. Ja siis on need, kes teevad lõikuse. Võib-olla sinu osa ongi see üks palve temaga teha või see raha anda talle. See, kuidas Püha Vaim sind juhib. Aastal 2016 ma olin Tallinnas ja ma leidsin, et viis, kuidas kõige lihtsam on inimestele Jumalast rääkida, on see, kui ma lähen ja pakun neile palvet nende füüsilise olukorra pärast. Ja siis ma otsisin tänavatelt alati karkudega inimesi ja lonkavaid inimesi, isegi jooksin ühele järgi, sest et see on nii hea võimalus, sa ei pea muretsema, mida öelda või mida küsida. Sest mõnikord me kardame, kuidas ma alustan vestlust temaga. Ja siis ühel korral taas ma nägin ühte noormeest, see oli ka väike poistekamp, ja tal oli deformeerunud jalg. Ja ma isegi ei kahelnud selles, et kas mul on piisavalt usku, et Jumal võib ta terveks teha. Ma läksin ta juurde ja küsisin, et mis ta jalaga juhtus, kui kaua tal on olnud see juba. Ja siis ma küsisin, et kas ma võin palvetada, ma usun, et Jumal saab tervendada sind. Ta ütles, et ei, ma ei soovi. Ja võib-olla ta häbenes, tal olid sõbrad seal ümber. Ja sinna see jäi. Aga me jäime kõik sinna trollipeatusesse seisma. Ja me sattusime minema sama trolli peale. Ja ma nägin, et seal trollis see väike poistekamp rääkis minust vaikselt. Ma ei tea, mida nad arutasid. Võib-olla nad mõtlesid, et ta tahtis palvetada su pärast. Ta ütles, et Jumal tervendab. Aga igal juhul see, mida nad arutasid, see oli üks seeme, mis sai külvatud. See oli võib-olla üks samm lähemale Jumalale, mida need inimesed saavad teha. Ja ma ei saa öelda, et see oli läbi kukkumine, sest Püha Vaim ütles, mine ja palveta. Ja ma olin sõnakuulelik. Ja kui keegi ei soovi palvet, siis sina ei pea vastutama selle eest. Sina teed ainult selle osa, mis Jumal sulle ütleb. Et usaldame sellest suhtes Jumalat, et teeme väikse osa ja ärme püüa inimest kohe konksuga kirikusse tõmmata või alfakursusele või mõnikord on võib-olla tõesti Jumal paneb südamele, et kutsuda alfakursusele või kutsuda palvekoosolekule või naistekale. Aga sellepärast me peame kuulama Püha Vaimu häält. Et mitte minna ja kahmata kogu see vili ühe hooga. Sest inimesed vajavad aega ka küpsemiseks. Nad tegelikult vajavad armastust. Mitte seda tagamõtet, mis meil on, et neid kirikusse saada. Ja tegelikult meie eesmärk ei olegi neid kirikusse saada, vaid taevasse saada. Ja võib-olla meie osa ongi kas ainult naeratus või üks lause talle tänaval. Ma olin ükskord Paala järve ümber jooksmas, see oli aasta tagasi, ja ma tegin endale eesmärgiks, et iga kord, kui ma jooksma lähen, ma räägin kellelegi Jumalast. Ja Paala järve ümber joostes on tihti inimesi, kes jalutavad koeraga või istuvad pingi peal ja neil on aega. Ja ma valisingi
sellise võimaluse, et mitte minna nende juurde, kellel on kiire või kuskile jooksmas, kiirustamas. Ja Püha Vaim ütles mulle, et mine ütle sellele naisele. Ja ma läksin, ütlesin talle ühe komplimendi, mis mul südames oli, mis ma kohe nägin tema juures. Ja ta oli nii lummatud sellest, et ma märkasin midagi sellist, ja ta hakkas küsima minu käest ka küsimusi usu kohta. Ja meil oli päris hea vestlus. Ja võib-olla mõnikord sa saadki komplimendi öelda. Sest et meil on nii palju kriitikat meie ümber, mida kõike me valesti teeme ja poliitikud valesti teevad. Aga maailm vajab rohkem julgustajaid, seda, et me märkame inimesi. Toome selle teistes välja ka. Sest Piibel ütleb, et kui su võimuses on teha head, aga sa ei tee, siis see on sulle patt. Ja julgustus on nagu hapnik hingele, on keegi öelnud. Ja kui me saame ka inimesi julgustada, see juba avab nende südame. See avab nende südame rohkemale, mida Jumal saab teha. Ja Viljandi on väike linn, võib-olla sa kohtad seda inimest uuesti. Ja tuleb sinu käest küsima, miks sa alati nii rõõmus oled, kui ma sind näen? Eestlane väga ei julge öelda komplimente, aga ma usun, et see täiuslik armastus ikkagi ajab selle kartuse välja. Ja kristlased on tavaliselt kõige julgemad inimesed üldse maa peal. See, kuidas nad oma usu eest seisavad, kuidas nad ei karda surma, kuidas nad ei karda raskusi. Mulle meeldis, mis piiblitunnis täna oli. Jumala taha alati ei ole see, et ta võtab meid raskustest ära. Tihti me lähemegi läbi raskuste, aga Jumal on seal meie kõrval. Joel Reinaru on öelnud, et kuulutamata evangeelium pole mingi evangeelium. See ei ole sõnum, kui me seda välja ei ütle. Ja ma julgustan teid mitte ainult keskenduma enda vaimulikele probleemidele, olukorrale, vaid armastama teisi enda ümber, tõstma silmad ülesse, kui lähete poodi, ütlema kassapidajale, Jumal armastab sind. Nägemist. Ma tahan teile lõpuks ühe loo rääkida. See on üks kurb lugu ja ma loodan, et see ei juhtu mitte kellegi teisega. See on väga kurb lugu. Ameerikas oli üks pastor, vene rahvusest, see nimi oli Vlad. Ja ta kolis ühte uude majja. Ja tal oli üks naabrimees, kes alati seal õues lehvitas talle. Ja see pastor koges, kuidas Püha Vaim ütleb, et mine kutsuda kogudusse. Siis ta mõtleb, et järgmine kord. Järgmise korral ta nägi jälle seda meesterahvast õue peal muru niitmas või autot pesemas. Jälle Püha Vaim paneb südamele, mine kutsuda alfakursusele. Mul on natuke kiire praegu kogudusse, ma teine kord kutsun. Ja nii mitmeid kordi, kui ta nägi seda meest ja Püha Vaim pani südamele, aga ta eiras seda. Ja ühel päeval ta avastas, et ta ei ole seda meest, oma naabrit, paar kuud näinud. Ja siis ühel päeval on ta naabrimaja ukse ees FBI. Ja ta läheb uurima, et mis siis toimus. Ja ta sai teada, et tema naaber töötas valitsuse agentuuri jaoks ja FBI läks vaatama, et kas tema majas on veel mõned saladused. Ja seal samas müüdi selle naabri maja. Ja see kinnisvaramaakler kutsus ka selle pastori vaatama, et mis seal majas sees on ja palju suure hinnaga seda müüakse. Ja ta läks sinna elutuppa ja vaatas, et vaibast on suur tükk keskelt välja lõigatud. Siis ta mõtles, väga huvitav disain, et huvitav, miks nii on tehtud. Ja siis see kinnisvaramaakler küsis, et kas te ei tea, kuidas ta suri? Pastor ütles, ei tea.
ja maakler ütles, et ta lasi ennast maha. Ta ütles, et tal ei olnud mitte kedagi. Ja siis pastor mõtleb, et kas seesama mees, kes mul alati lehvitas sealt muru pealt, kes oli rõõmsa näoga, lasi ennast maha. Siis see pastor läks koju, ta sulges uksed, laskus põlvili ja nuttis. Ta sai aru, et Jumal oli kutsunud teda. Püha vaim oli pannud südamele, et aidata seda naabrimeest. Aga tema oli eiranud seda. Ta oli kogu aeg edasi lükanud seda kutset. Ja ta tunnistas Jumalale ja ütles, et ta mitte kunagi ei lükka enam püha vaimu kutset edasi. Mõnikord me arvame, et meie asjad ei ole kiireloomulised, aga püha vaim teab. Ta teadis selle naabri appi hüüdu. Ja selle tõttu ta pani pastori tema kõrvale elama. Ta teadis, et pastor kuuleb Jumala häält ja vastab püha vaimu kutsele ja läheb kutsub ta kirikusse, läheb loob sulle sõpruse. Aga see pastor lükkas edasi. See ei olnud kiireloomuline. Tal oli oma elu vaja elada, tähtsamad asjad, mida teha. Ja see pastor mõtles, et ühel päeval pean ma seda meest nägema igavikus, kuidas ma talle otsa vaatan. Mul oli võimalus teda aidata, aga ma ei aidanud. Ma arvan, et paljud inimesed, kes ei tunne Jumalat, hüüavad appi Jumalat. Ja siis püha vaim ütleb meile, kristlastele, kuule, mine tee, mine anna, mine ütle, mine ole. Ja kui meie ei vasta sellele püha vaimu kutsele, siis Jumal ei saa vastata sellele appihüüule, mis tuleb teiselt poolt. Ma arvan, need on väga lähedalt seotud. Jumal päästis sind, sest ta armastab sind. Aga Jumal armastab ka maailma. Me ei pea minema Siberisse või Hiina, et olla missionär. Me võime alustada oma naabrist. Mõtle see, kus sa elad. Kas su naabrid on kuulnud, et Jumal armastab neid? Kas nad teavad seda tõde? Et nad ei ole üksi, et Jumal armastab ja kuulab neid. Et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, võib saada õndsaks. Jumal kasutab meid. Meie, kes me oleme maailma valgus, kes me oleme maailma sool. Et me võiks olla valguseks ja soolaks. Aga kui me ei vasta selle püha vaimu kutsele, kui me eirame, kui me lähme poodi ilma klappidega, me lähme mööda tänavat, kiirustame oma asju tegema ja me pane teisi inimesi tähele, oma naabreid tähele, töökaaslasi tähele, siis me ei ole ju valgus ja sool. Kas sina usud, et Viljandi inimesed väärivad tunda Jumalat, kes on armastus? Kas sa usud, et Viljandi inimesed väärivad minna taevasse? Eesti inimesed, kogu maailma inimesed, sest iga inimene on nii imeliselt loodud, nii kallis Jumalale. Jumal tahab, et mitte keegi ei hukkuks, vaid et kõik pääseks taevasse. Loodan, et ma julgustasin sind täna hommikul tõstma oma silmad üles, armastama inimesi ja kuuletama püha vaimu kutsele. Astuma välja ja mitte kartma, sest püha vaim juhib meid, et armastada inimesi
Aga ma tahaks täna ka palvetada, just eriti nendega, kes ei ole oma südant andnud veel Issandale. Kui sa oled see, ja sa ei tea, kas sa lähed taevasse või põrgusse, kui sa sured, kui sul ei ole asjad Jumalaga korras, siis Piibel ütleb, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, et Jumal on ta surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks, siis sind päästetakse. Kui me patud andeks palume ja usume, et Jeesus on Issand, siis tema kuuleb meid. Tuleb meie südamesse elama. Ja kui sa ei ole kunagi seda otsust teinud, anda oma elu Issandale, ma julgustan sind tegema seda just praegu. Me palvetame ühe palve koos ja ma palun, et terve kogudus kaasa palvetaks, aga eriti just need, kes teavad, et nad ei ole oma elus veel seda otsust teinud. Teeme seda südamest ja palveta nii, et sa kordad minu järgi. Kallis Jeesus, ma tänan sind, et sa surid minu eest, minu pattude eest, minu haiguste eest, et mina võiksin elada igavesti koos sinuga taevas. Ma palun andeks kõik oma patud ja üleastumised. Tule minu ellu. Jeesus, muuda mind. Ma annan oma elu sinule ja tahan elada koos sinuga. Jeesuse nimel. Aamen. Amen. Ja kui sa palusid seda palvet südamest, siis Jumal kuulis seda. Ja kui sa tegid esimest korda täna selle otsuse, siis ole hea. Tule võtta pastoriga ühendust, ta saab aidata edasi siin sellel põneval teel usklikuna. Ma ei tea ühtegi inimest, kes on kunagi kahetsenud, et on oma elu andnud Issandale. On nii. Ja kui sa soovid ka eestpalvet, siis kindlasti tule siia ette ja me saame palvetada sinu pärast. Aga see on minu poolt kõik, aitäh ja Jumal õnnistagu teid.